Aga küüslauk sobib hästi ka ju lihaga, et siingi on siin on jah, pekk on ka meil oma retsepti järgi tehtud. Sest tegelikult ma leidsin selle retsepti kusagil, analoogse retsepti, leidsin internetist ja ma tahtsin kunagi sellist pekki teha. Ma nüüd ükskord sain sellist pekki, aga keegi seda ei anna mul retsepti. Ja siis ise siis katsetasin ja see on nüüd kuumutatud. Ta ei ole niimoodi soolatud. Tavaliselt nagu tehakse, kas soolatakse soolvee sisse või soolatakse kuiva sisse. Kuiva soolaga tehakse. Aga minul on ta tehtud, tähendab kuumutatud, kuuma soolalahusesse panen. Ja siis tõstad ära ja siis 4 või 5 päeva seisab seal soolalahus. Mitte kuumas ei jahtu maa ja siis seisab seal. Mis komponendid siin on, et küüslauk on selge? Siin on, tähendab, soolalahusesse panen ma vürtsa hästi palju panen tšillihelbeid, nii et köögijuhk on kohe nii kange, et takistab hingamist. Ja siis ta on seal 4-5 päeva sees kanges soolalahusesse, 10 liitri kohta võtab 3 kilo soola. Ta on nii kange ikka. Ja siis võtab sealt välja, kuivatame ära salvrätikutega, siis mõõrume peenestatud musta pipraga üle ja siis purustame tavalist seda valget küüslauku, tavalist küüslauku ja siis roheline küüslauk, mis on meil. Selle purustame ära ja siis sellega hõõrume veel küüslaugu üle. Ja kui pakime ära sinna nõudesse, siis lõikame veel küüslaugu laaste vahele ja ta säilib meil pergamenpaberis. Pergamenpaber on ümber ja siis säilib seal ja külmas. Või leiva peale soovitud lõigata hästi õukeselt ristud, hästi õukeselt see pekk. Ja siis ta on nii sulab suus.